vabanemise definitsioone on ka hästi palju erinevaid maksa, eks ju. Erinevates kultuurides, erinevates isegi ühiskonnakihtides. Vabaned on see, kui sa jood, kokteili ära, sa tunned, sa oled nagu vaba pingetest ja kõik. On siis mingi askeet kuskil, teeb ashtanga joogat, 8-astmelist joogat ja jõuab lõpuks ülihingeni, eks ju, samadhini. Näeb iseennast ja ülihinge. Või siis mõni Krishna pühenduna, eks ju. Hakkab nägema Jumala mänge, hakkab oma svarupat, algset hinge olemust nägema, oma suhet Jumalaga, eks ju. Ühesõnaga, mida iganes, neimet. Aga põhi selles mõttes, ütleme, vabanemine on see, ütleme, psüühiline või psüühilise energia või teaduse vabanemine on see, kui sa saad aru küll, et ma olen osake tervikust ja nii ja naa, et ma olen unistused ja soovid ja Jumal on loodki selle eripärasuse, et sina oled selline, mina selline, ma tahan, et nagu et minu, ütleme vaimse elus, et minu need soovid ja unistused, lootused ja igatsused oleks ühendatud nagu loodusseadustega, armastusseadustega, et nad ei töötaks vastu, eks ju. Te ei oleks selline olelusvõitlus või selline hirmude peal rajatud olelusvõitlus ja teiste ekspluateerimine, see, millest ma kõik aru. Aga põhipoint on see, et sa saad aru, et see vabanemine, psüühiline vabanemine peaks niimoodi olema, et psühholoog ütleb sulle, transcendentaalne psühholoog, et on Jumal, algne elusolend, kes läbib kõike, kelle osake sina oled lahutamatu, eks ju. Loodus ei ole surnud, looduse taga on teadus, kõik süsteem toimib, on seaduspärasused, saad aru või saa, eks ju. Ometi sa saad aru, et süsteem toimib, hästi täpselt. Kui sa vaatad lihtsalt mateeriat isegi, kuidas päike tõuseb, mis kellaajal ja mis ajal ja aastaajad. Ja et selle taga on see isiksus. Ja see on nagu, ma oska öelda, nagu selline allikas või meie lapsevanem või meie isa või tõeline sõber või ainukene igavene sinu hingekaaslane. Ja minu meeleolu on selline, et kõik elusolendid on minust eespool. On Jumal, see mäng, mille osake mina olen, ja kõikidel mõdedel vendadel, kõikides kehades, kes on seal vahepeal, kes on ka minu ja Jumala ja kõik me omavahel oleme seotud üks suur pere. Et neil läheb paremini kui minul ja nemad on lähemal kui Jumalale. Ja mina olen nagu nende kõikide Jumala ja kõikide elusolendite teener. See ei ole selline lömitamine, aga on selline psühholoogiline vabadus. Psühholoogiline omakasu püüdmatuse tingimuste armastuse seadus. Et muidu niimoodi, et vaimne inimene kalgus, et mina ja Jumal, minu soovid, Jumal täida mulle, anna mulle ikka leiba, eks ju, igast minu lollid soovid, mis on Jumal täida, kui täida, siis Jumal ei ole nii armulik. Ei, minu ainuke soov on, et Jumal on rahul ja kõik õed ja vennad, kõik elusolendid, kõigil isegi, kui neil läheb paremini minust, see ongi minu õnn, ma näen, et nemad on õnnelikud, kõikidel läheb hästi, kõikidel selle pere liikmetel, siis olen mina õnnelik alles. Minu õnn koosneb sellest, et see on nagu vabanemine.